Nagu teadus tahab teha, teadus tahab kõik asju süstematiseerida ja ette ennustada ja komponentideks jagada, arvates, et kui ta asjad jagab tükkideks, et siis on asi nagu paremini mõistetav, mis alati sugugi nii ei pruugi olla. Aga armastus on siis samamoodi komponentideks lahti jagatud ja on olemas selline asi nagu Sternbergi mudel, mis ütleb, et armastus koosneb 3 komponendist. Et teist esimene võiks öelda, et on selline lähedus. See on selline üksteise mõistmine ja emotsionaalse toe pakkumine, et väga lähedane ja hea suhe teise inimesega ilma erootikata. Teiseks armastuse komponendiks on kirg. Kirg on siis füüsilised puudutused, füüsiline iha, soov olla füüsiliselt teise inimesega koos. Ja 3. komponent, mida ta ütleb, et on kohustus, teadlik otsus olla teise inimesega koos. Et see on siis kohustus, mis võib kesta üle pika aja. Et sellist iseloomustab selline termin või nagu lause, et ma loodan, et mu armastus kestab elu lõpuni. Ja nende komponentidest on siis näha, mismoodi armastus võib koosneda kokku. Et kõige lihtsam on siis see, et kirg, lähedus ja kohustus, mitte ühtegi neist ei ole. No siis inimeste vahel mingit suhet ei olegi ja ei ole armastust ja sellel ei ole mõtet pikemalt peatuda. Aga kui eksisteerib ainult lähedus, et läheduse kohta võib öelda, et see on pigem selline platooniline sõprus, et sa tunned teist inimest väga hästi ja tunned teist sama lähedalt nagu ise ennast. Et see on selline võib-olla lapsepõlvest välja kasvanud 2 inimese vaheline sõprus. Muide, öeldakse nii, et kui 3–6-aastases vanuses poiss ja tüdruk mängivad koos, kellest võiks kunagi nagu partnerid saada, siis nad õpivad üksteist niivõrd hästi ja sügavalt tundma, et nad võivad olla väga heades lähedastes sõprussuhetes üle terve elu, aga nende vahel suure tõenäosusega kunagi sellist kirge ei teki, et nendest ütleme abielupartnereid ei pruugi saada. Sellepärast, et ta on muutunud liiga lähedaseks ja selline liiga lähedus tekitab ei tekita nagu kirge puudumine. Et siin lähen korraks teisele teemale, et uuringud näitavad ka seda, et pigem alati valitakse selline kaugem ja tundmatum inimene, kelle vastu tuntakse sellist, ütleme, kas huvi või armastust või kirge. Et mitte väga lähedase. Et selle kohta on meil ka termin, et ksenofiilia, kus on mõnikord inimesed tahavadki ainult võõraid armastada. Aga läheduse kohta siis võib öelda, et see on selline meeldivus, hea, tore olla, väga sügav usaldus ja tõesti selline süvatasandil suhtlemine, kus inimesed jagavad oma mõtteid ja tundeid üksteisega praktiliselt ilma piiranguteta. Seda ajud ma näitan sellepärast, see on Paul MacLeani mudel, et seome ta ka nende sama 3 komponendiga. Et kui vaadata siit, siis ajutüvi allpool on seotud selle kirega, sellise füüsilise tõmbega, millel ei ole ka sellel hetkel nagu mõtlemisega midagi ühist. Et pigem on hoopis nii, et mõteldes inimene leiab sellele mingisugused muud seletused ja põhjendused. Lähedus on seotud siis tunnetega, limbiline süsteem keskel, mandeltuum ja üksid huvitavad terminid on seal. Teadlased seda muidugi uurivad ja teevad seal katseid ja määravad ära täpselt, kus kohast mingisugune aine liigub, aga ma annan teile ükse suurema lihtsalt ülevaate. Ja kohustus on siis tuleb just ajukoorest inimeselt, sealt ja eriti aju esimesest osast. Et lihtsalt kõrvalepõikena ka nii palju, et aju esimene osa on kõige tähtsam tegelikult inimese ajus, sellepärast, et see on seotud tahtega ja otsustega, aga aju uuringud, kus mõõdetakse elektrilisi laineid, näitavad seda, et enamus inimestel on aju esimene osa, peaaegu nõnda nimetatud nagu blind area, pime ala, kus sellist elektrilist aktiivsust on suhteliselt vähe. Ja enamus inimestel on aktiivsed küljesagarad, kus toimuvad õpitud käitumismehhanismid ja inimesed kordavad oma tegevusi päevast päeva. Et öeldakse isegi nii, et kui ennast ka jälgida, ma olen ka ennast jälginud, see isegi kehtib, et 95% mõtteid, mida me päeva jooksul mõtleme, on mõeldud meil ka eelmisel päeval, et me ei mõtle mitte midagi uut. Aga kui me jõuame, ajus aktiivsus läheb see ettepoole, kus tuleb ka see otsus või kohustumine, mis on ka kindlasti uus otsus inimese puhul, siis see on see, kus inimene otsustab ja sõltub tema tahtest ja hakkab maailma nagu määrama juhtima. Nii et inimese areng kõikide muude asjade juures, mida me siin võib-olla kes Marina juures õpivad, on ka see, et aju aktiivsus nihkub külgmist tagantpoolt ja kiirusagaratest aju esimesse ossa.
mida näitavad ka muide uuringud spirituaalsete inimeste peale. Et seal tekib nii-öelda aktiivsus ja lisaks veel aktiivsus on ka see, et kõik 3 nii-öelda need aju ja elektrilained on kogu ajus koherentsed. See tähendab seda, et informatsioon liigub üle kogu aju. Mul on siin vist juures ka veel lihtsalt informatsiooniks, et erinevate ajuosadega on seotud erinevad ajulained, erineva kiirusega ajulained. Ma sellel täna pikemalt peatuma ei hakka, et altpoolt ülespool tuleb nii-öelda aeglased lained ja mõtlemisega on seotud beetalained. Ja ideaalne olukord, kus siis need kõik nii-öelda täiusliku armastuse puhul on ka see, kus need kõik 3 komponenti ja erinevad ajulained on kõik omavahel sünkroonis ja koos. Et on tehtud üks uuring, mis nüüd ei rõõmusta teid kindlasti, et uuriti 7000 paari, et 20 aastat või enam abielus ja rahul olevaid, see on trükiviga mul siin natuke, aga rahul olevaid. Ma pakuks, et kindlasti mitte Eestis. See oli selle Helen Kaplani uuring, ma arvan, et see on Ameerikas. Ja rahul olevaid, kes tõesti, ütleme, kõikide testide järgi olid nii-öelda õnnelikud ja rahul olevad, võib öelda, et see on see asi, mis nagu toimib. Ma ükskord protsendina püüdsin seda ka välja arvutada, et see oli ikka ju alla 1%. Mingi, mis ta siis tuleb, 0,25 võib-olla, mis on küllaltki õnnetu arv, eks ole, et 400 paarist 1. Mis tähendab siis seda, et on lootust eelkõige, tähendab, et on olemas. Uuring teadus näitab, et on õnnelikke paare. Ütleme kõigepealt välja. Ja nende paaride rahulolu puhul püüti siis määrata omadusi, mis on kõikidel nendel nagu ühised, mis on kõikidel olnud. Ja lõuti nagu järgmisele tulemusele, et esiteks nendes kõikides oli, kui nad tutvusid oma partneriga, oli väga sügav oma inimese tunne. Et tekkis kohe selline emotsionaalne kontakt ja puudus vajadus teist nii-öelda ära rääkida või sellist nii-öelda manipuleerida või flirtida või sellist, ütleme, kasutada mingeid meetodeid teise enese sidumiseks. Et sa tundus nagu sa oleks pigem õe või vennaga oleks kokku saanud ja sul ongi kohe oli nagu hea olla. Väga sügav oma inimese tunne. Teine asi, mis sellistel paaridel oli, on see, et ei olnud sugugi neil see suhe algul konfliktivaba, kuigi teine oli nagu oma inimene, vennad ja õed ka tegelikult ju kaklevad. Oli see, et kõik konfliktid käidi läbi. Neid ei surutud alla ja ei peetud ka vajalikuks alla suruda. Neid ei kardetud ja jõuti siis mingitel tulemusteni. Küsimus on see, et seda negatiivset energiat ei kogutud enda sisse. Kolmas punkt, mis nendes kõikides paarides oli ühine, oli see, et mitte kunagi naised ei karistanud mehi suguelu ärajätmisega. Et ei olnud seda, et mul pea valutab ja pööratakse selg. Et see oli neil kuni selle hetkeni oli see neil väga aktiivne ja hästi. Mul tuleb selle koha peal meelde see selline kole lugu või ma ei tea, kas me tõesti nüüd lugu, et seal mees ja naine käisid nagu loomaaias ja siis kuidagi naine sattus sinna ahvipuuri. Ja ahv selluke ka, et haaras siis naise ja hakkas temaga kohe seda asja tegema seal. Ja naine siis hüüdis, et mehele, et kuule, et aita mind, et vaata, mida ta teeb minuga, et ta tahab siin minuga teha seda ja see mees nüüd päris nagu meremees ei olnud. Aga siis mees ütles, mis tahab teha, aga tee nii nagu ikka, et pööra selg ja ütle, et pea valutab. Ja 4. ühine asi oli ka väga huvitav, et selliseid väljaspoolt peret toimuvaid probleeme või tööalasid konflikte ja selliseid asju ei võetud kunagi koju kaasa. Et kodu ja pere ja teine inimene oli selleks, et üksteisest nagu rõõmu tunda. Ei olnud nii, et tuldi sealt töölt koju ja hakati jagama, mis seal oli ja mingi jama oli, vaid vastupidi, et rõõmustati koos olemise üle. Et sellistel õnnetustel, kaotustel ei lastud suhet põhja lasta.